keskkooli ees praegu. Väga lihtsas, serv on vastu. Siin on postikannad. Parem sahaserv on vastu betooni. Vasak lükkab tegelikult juba Vabaduse puiesteele. Tegelikult tuleks siit kõik välja vedada kohe. See lõiks siin mõlemal pool on kõige vastikum. Täna on ja isegi väga vähe saad igasugust jama visanud, et need on selline kooli ülekäigu koht. Homme veel lastel kooli pole, aga nädala pärast juba hakkab kool pihta, nii et eks ta tegelikult oleks vaja siit kogu aeg välja vedada ja no näiteks, et ma saan siia panna, aga no see ei ole ju tegelikult väga viisakas. Edasi. Selline see vabakaäär on ja noh, nüüd jälle sisse sõit, keerame siit siin need ääred. Meremees on ise vähemalt tiku pannud, et on betoonserv. Postid võiksid ka 20 senti rohkem aiavool olla, see on täiesti tobe värk. Siin on nüüd post ja sisse sõit ühe korraga. Siin tuleb keerame. Lükkan talle siia väikse pesa. Peremehel on pärast kergem endal siit endal lund lükata ja auku kaevata. Siin samamoodi peremees on teinud. Teeme kokku. Sõidame nüüd siit seda teed serva pidi kuni uju. Aha, läksingi pihta. Päris vastik on nendele posti alustele pihta saada. Sahk on alt natukese laiem. Siin on järgmine, kus me peame vaatama, kus me saame lund kuhjata. See bussipeatus siin on päris okei. Siit näete, see nüüd on küll väga täpselt vaatama. Läheb kõht läbi, aga hõimu peatusest vajusin maha. Aga põhimõtteliselt siit kohe sisse sõit ja saab peale tagasi. Nii et napilt, aga kindlalt saab siit läbi. Vahepeal on tühja maja. Ja siis kõik sellised postid on ka loomulikult, mida siit nüüd hästi vaadates on näha. Praegu on posti koha peal täpselt üks kõrv, sahakõrv, millega vahetevahel saab piirraia peale triipe tõmmata, nii et tegelikult mina lõikaks need rellakaga maha, aga kuna pole minu sahk, siis ei või seda teha. Sõbrali
risti peale ka paneme siia. Siin on näha, et käsitsi on läbi roogitud.